astme astendamine. Vaatleme nüüd, kuidas tuleb astendada astet. Leiame näiteks 2 astmes 3 ja omakorda veel astmes 4. Et meil on aste 2 astmes 3 omakorda astmes 4. Loomulikult meie võime arvutada 2 erineval viisil. Et esimene võimalus on astendame sulgudes, saame arvu 8, tõstame astmesse 4 ja saame taskuarvuti abil näiteks, et see on 4096. Teine võimalus. Tegemist on astendajaga 4, ehk see tähendab, et meie võime lahti kirjutada järgmiselt. 2 astmes 3 korda 2 astmes 3 korda 2 astmes 3 korda 2 astmes 3. Ja nüüd me teame, et astmete korrutamisel, kui alused on samad, siis meie astendajaid liidame. Seega me saame tulemuseks 2 astmes ja nüüd 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3 on 12. Ehk ikkagi taskuarvutiga arvutades saame sama tulemuse. 4096. Teise arvutamisviisi puhul näeme, et astme 2 astmes 3 siis astendamisel arvuga 4. Lõpptulemusena astendajad korrutatakse. Selline seaduspärasus kehtib ka üldjuhul, et astme astendamisel A astmes M ja veel omakorda astmes N, astme astendamisel astendajad korrutatakse, et on A ja uueks astendajaks on M korda N. Näide 1. X astmes 3 ja uuesti astmes 2 on siis X astmes 6. Näide 2. 2 astmes 2 ja astmes 5. Algul meie peaks kasutama korrutise astendamise reeglit ehk 2 astmes 5 korda A astmes 2 ja omakorda astmes 5. Nüüd me saame siit siis 32, kuna 2 astmes 5 on 32 ja korrutatud siis A-ga astmes 10, kuna meie siis topelt astendamisel astendajaid korrutame. A astmes 10 on vastuseks. Näide 3. X astmes 4 ja uuesti astmes N pluss 1. Seega see on X astmes, kui me väga pikalt kirjutame välja, N korda 4 korda N pluss 1 ehk X-i astendajaks on 4N pluss 4. Ja veel üks näide, 4. näide. R astmes 4 korda S astmes 3 jagatud 2 D astmes 2 ja astmes 5. Kasutame eespool toodud reeglit ja saame R-i uueks astendajaks on 20, S-i uueks astendajaks on 15, jagatud 2 astmes 5 on 32 ning D uueks astendajaks on 10. See on meie vastus.